Mina olen siis Aveliiski Lääne-Päästekeskuses tuleohutuskontrolli büroos peainspektor ja kui Margo rääkis siin ehitusel, mis tehakse valesti või ka õieti, siis meie inspektorid siis käivad kohapeal olemasolevates ehitistes ja vaatame, kuidas tuleohutusnõuete täitmisega seal siis on. Kontrollime siis tuleohutuspaigaldisi, kas on siis tagatud varajane teavitus, kas nad on korras, toimivad ja ka seda, et kas on evakuatsioonipääsud, teed vabad ja kas ventilatsioonipuhastus näiteks tehtud on. Eelmisel aastal, kas slaid vahetus? Nii, vahetus. Eelmisel aastal oli meil rõõmustav näha seda, et mittekorras ehitiste osakaal oli vähenenud, siis paraku nii rõõmsad me käesoleval aastal ei ole ja sellepärast on oluline ka rääkida ja korrata ja meelde tuletada, et mis need korralduslikud nõuded on, et käesoleval aastal siis juba majutusasutustes, kus me oleme käinud, on mittekorras ehitiste osakaal paraku suurenenud. Oleme rõõmsad selle 27% üle, kus on nõuded täidetud, evakuatsiooniteed, pääsud vabad ja nii-öelda kaitstakse oma töötajate ja klientide inimelu ja ka vara, et see tulekahju ei lähe suureks ja inimesed saavad majast välja, et selle aasta andmeid mul küll paraku ei ole, et tegime siin ettekirjutusi 134 juhul ja põhimõtteliselt igas ettekirjutuses, mis välja andsime, kuskil oli 4 nõudepunkti, mis oli siis puudusteks. Põhilised puudused, see on siin välja toodud, et millest ka täna pikemalt peatume, et on näiteks tulekahju signalisatsioonid ei olnud töökorras, evakuatsioonivalgustus samuti ei olnud töökorras või puudulik paigaldus. Probleeme valmistasid siis tuletõkke sektsioonid, uksed hoiti lahti avatud asendis või siis olid näiteks tuletõkke sektsioonides olid lukud eest ära võetud ja lukk puudus ja auk nii-öelda uksel ees või isegi klaasid katki. Ja väga suur probleem oli ka see, et evakuatsioonitrepikodas ja korides hoitakse põlematerjali muid liikuvaid takistajad esemeid, mis siis takistab siis kiirelt hoonest väljumist, kui peaks olema tulekahju. Mis on siis oluline, et kui Raido rääkis siin juba ka, et kuidas käituda, et mitte siis tulekahju oht ei areneks päris sündmuseks, et siis mina räägingi, et kontroll ja korrashoidmine tuleohutuspaigaldisi oleksid korras ja oluline on ka see, et nii töötajatega kui ka teenusepakkujatega oleks hea koostöö, et siis saaks tagada selle, et meie ehitised oleksid heas korras ja tuleohutusnõuded oleksid täidetud. Nii. Tuleohutuspaigaldused siis, mis probleemid siis on, et mis on põhiline, mis me siis objektidel koha peal kuuleme, on, et hooldus ja kontroll on teostamata. Ei teadnud, et peab hooldama, kontrollima. Öeldakse, meil on hooldusleping sõlmitud, et edasine ei ole enam meie rida, aga paraku on siiski omaniku ja valdaja vastutus see, et peaks tundma muret, et kas ikka see tuleohutuspaigaldis on korras, toimib, et see siiski teenusepakkuja jah, teeb teenust, pakub tööd ja hoiab korras, aga omanik peab ka jälgima, et see igapäevaselt toimiks nii, nagu on. Näiteks, et kui me räägime siin tulekahju signalisatsiooniks, siis omaniku valda või tema poolt määratud isiku kohustus on siis teostada kord päevas süsteemi vaatlust. Et nõue on see, et mis puudutab automaatset tulekahju signalisatsiooni, et peaks siis olema vastutav isik määratud, kes siis teostab igapäevasest vaatlust. Meie kurb tõsiasi on see, et tehakse seda nii-öelda paberil, ei mõelda sellele, et nagu kas see inimene ka igapäevaselt kohal on ja on reaalselt võimeline vastutama sellest, et kui vaatluse käigus siis tehakse kindlaks, kas siis keskseade näitab normaalolukorda, kui keskseadmel on rikkenäit, siis tuleb see ka registreerida, päevikusse kanda ja anda teada ka sellest hooldajale. Ja samuti tuleb hooldajat teavitada, kui
automaatse tulesignalisatsiooni süsteemi mis tahes osa on kahjustatud. Noh, siin on meil elavad näited pildid, et kindlasti ei peaks see ATS keskus selline ilus särav kuusepuu olema. Ja noh, see on ka üks toredalt näide objektilt, et mismoodi oli see, et kliente häiris see, et häirekell nii kõvasti plärises, siis oli ilusti pandud sinna pannilabidas kenasti vahele, et ta nii kõvat häält ei teeks, et see on kindlasti lubamatu tegevus ja kokkuvõttes mõelda sellele, et aga kui reaalselt on tulekahju, siis kas siis see teavitus ei jõua keskusesse ja ei saa reageerida või teine asi ei anna ka häiret, et teaks toast välja minna. Teenusepakkuja kohustused, et on siis see, et kord kvartalis ja kord aastas teostatab kontrolli ja korrashoidja, et kas süsteem on toimepinev, annab häired edasi ja reageerib ja ka väljastab siis akti selle kohta, mis on meie palve olnud nii teenusepakkujatele kui ka omanikele valde. Kindlasti suhelge teenusepakkujaga, lugege neid hooldusakte, mis sinna kirja pandud on ja reageerige sellele. Kui puudused on välja toodud, me teenusepakkujatele oleme siis palunud, et kindlasti tooge need ja rääkige omanike, mis on olulised puudused, millega tuleb kohe tegutseda, viivitamatult likvideerida ja ka parendused kirja panna, et mis tagaks selle toimepidevuse. Ja nagu ma ütlesin, lugege palun need akte, sest tihtipeale satume me objektidele, kus tuleb välja, et omanik või valdaja pole üldsegi tutvunud selle sisuga ja ütleb, et esimest korda kuulen, ma ei teadnudki, et sellised probleemid olemas on. Siin on üks näide ka sellest hooldustööde aktist, et 2021 tuli uuem hooldustööde akt, näiteks siin on paremat kätt on aastase kontrolli hooldustööde akt, mis on nüüd tänasel päeval märksa põhjalikumalt ja annab parema ülevaate, et süsteem on tõesti kontrollitud ja mis seal puudused on või ei ole. Et kui see nüüd märkate, et see on vanale blanketile tehtud, siis tuleks sellele kindlasti tähelepanu pöörata, et kas ikka kõik osad on kontrollitud. Isegi kui on, mis on probleem, et meie silmis on see, et tihtipeale antakse vale häireid, annab süsteem ja siis pannakse kenasti sellele kenale andurile, mis siin pildil on, isoleeritakse ära, et annab kogu aeg häiret ja me ei viitsi tegeleda sellega. Aga tegelikult ongi probleem, et see on hooldamata olnud. Teine on ka see, et on aegunud, et 10 aastat on keskmiselt seal nende tööiga, et kui ikkagi teenusepakkuja kirjutab, et see häired tulevad, valehäired just tulevad sellest, et need andurid on aegunud, hooldamata ja annavad selle tõttu reageerivad ka kiiremini putukale, tolmule. Kindlasti tuleks jälgida, et kui siin Margo rääkis paigaldamistest ja ATS-süsteemidest, et kui on ikkagi köök, ei maksaks panna suitsuandurit otse ahju kohale, et tõenäosus on, et ta hakkab andma häired. Et võimalus meile tuleb ka häirekeskusesse 112 nii-öelda otse teavitus suurematest hotellidest, majutusasutustest, et neid valehäireid üleüldiselt ehitistest tuleb just nende samadel põhjustel. Jah, tänase päeval, et kui tulekahju teate edastamist on häirekeskusesse, on võimalik ka loobuda. Et selleks tuleb siis omanikul või hoone omaniku poolt volitatud isikul edastada oma regiooni päästekeskusesse vabas vormis taotlus. Taotlus peab olema kindlasti põhjendatud, ja soov loobumiseks lisatud juurde veel selgitused, kuidas on tagatud häirekeskuse viivitamatu teavitamine ning kiire evakuatsioon ehitisest. Seda siis võib ka tõendada dokumentidega, näiteks tulekahju korral tegutsemise plaan, lisada evakuatsiooniõppuse kokkuvõtte ja kinnitushoone kasutatud tuleohutusalase koolituse läbimise kohta. Või siis kaasata vastavat tuleohutusteenust pakkuvad spetsialisti, kes siis tõendab auditi või muul usaldusväärsel viisil eelpool nimetatud 2 kriteeriumi täitmist, et
et kas teavitus on tagatud ja inimesed saavad kiirelt hoonest välja. Nii, et teine probleem on siis evakuatsioonivalgustus. Et mida meie näeme on see, et tihtipeale majutusasutustes, just pigem väiksemapoolsetest on see, et evakuatsioonivalgustust ei kontrollita. On kenasti paigaldatud, aga ma näen ju, et nad põlevad nii edasi. Aga kas ta ka toimib ettenähtud aja, et juhul kui on tulekahju signalisatsioon, elekter läheb tagant ära, et kas ta põleb seal piisavalt kaua, et pimedas me välja saame. Seetõttu ongi, et omanik ja valdaja siis teostab kord nädalas vaatlust, käibki ringi, vaatab, kas need on põlevalt nähtavad, et valgustid peavad siis nähtavad olema nii, et kui sa seisad ühe koha peal, sul peab olema ka teine juba nähtav. Et ja sõlmib siis hoolduslepingu pädeva isikuga. Teenusepakkuja siis teostab kontrolltoimikud nagu ATS-i puhul siis korra kuus, korraga aastas ja teeb siis vastavad kanded ka päevikusse. Ja omanik valdaja samamoodi, kui näeb, et midagi on rikkis, ei põle, teeb kande päevikusse ja annab sellest ka teenusepakkujale teada, et midagi on valesti. Mida me oleme veel tuvastanud tuleohutuspaigaldistest? Tulekustutid, et kui mingi aeg tagasi võisid majandusjuhatajad, hooldajad ise seda teha 2 aasta jooksul, siis paraku me tuvastasime, et miks see nõue nüüd on see, et ikkagi MTR-is pädev isik seda peab tegema kontrolli ja hooldust, on see, et tihtipeale pandi meie pärast seda teha ei ole vaja. Seda tuleb ikkagi oma inimeste ja varakaitse pärast teha, et kontrollida, et kas see tulekustuti töötab. Pandi lihtsalt kleeps peale. Aga see ju ei taga korrasoleku ega kleeps ei kustuta. Et kontrolli siis 1 kord aastas, kui on kuskil niiskes keskkonnas, näiteks keldris, garaažis, et siis tuleb 1 kord seda aastas kontrollida ja 1 kord 2 aasta jooksul, kui teda hoitakse siis nii-öelda tavapärases kohas ühtlase temperatuuriga. Aga omanik ja valdaja siis 1 kord kvartalis, kui vaatab, et kas ta ikkagi asetseb selles ette nähtud kohas, et ei oleks paigaldise ette pandud tugitoole, madratseid, lisavoodeid, et oleks ikkagi nähtav ja kättesaadav, et ei oleks märgatavalt kahjustatud, keegi ei ole seal jalgpalli koridoris mänginud ja ei ole kuskile nätsu vooliku torusse toppinud. Et rõhunäituri osuti asub rohelises tsoonis ja et veendub ka muidugi seda, et järgmise kontrolli tähtaeg ei oleks möödunud. Hooldus käib siis, kui iga kasutuskord on olnud, vesi ja vahtkustuti järel siis 5 aasta järel ja teise kustutid siis 10 aasta järel, mis on siis enam levinud hotellides kustutid. Ja seda muidugi teeb samamoodi, nagu mainisin, pädev isik siis, kellel on siis vastav majandustegevusregistris registreering. Voolikusüsteemid mainiksin ka, et korrashoidus ka 1 kord aastas ja hooldussurvetestid siis 1 kord 5 aasta jooksul või vastavalt vajadusele. Aga kuna enamistes hoonetesse tänapäeval ei ole enam voolikusüsteemid nõutud ja tuvastatakse ka kontrolli ja hoolduse käitus, et nad on niivõrd amortiseerunud, siis on võimalik ka nendest loobuda. Ja meil kodulehel ma panin lingi, et kus on väga hea üksikasjalik juhend, mismoodi see käib, et see käib ehitusloa ja kasutusloa kaudu läbi ehitusregistri, kuna tegemist on siiski tehnosüsteemiga, et niisama, et panen kleebis peale, kakun seina pealt ära, et nii see päris ei käi. Siin juba Margo ja Raido meil rääkisid, et kui olulised on tuletõkkesektsioonid ja tule ja suitsu leviku takistamine.